No palun, see ei saa ju olla mingi surnukeha või midagi sellist. Hei, tule siia! Roseville, Michigan kell 12:23 pärastlõunal. Patrullpolitseinik reageerib teatatud kokkupõrkele Hayesi ja Common Roadi ristmikul. Sinine Fordi kastiauto versus sadulveok. Rutiinne väljakutse, selliseid lahenduvad politseinikud sageli. Sadulveoveoki juht on endiselt sündmuskohal. Kastiauto seisab teel, kuid selle juhti pole kusagil näha. Seattle. Ja Waterloo. Kes iganes see oli, sellel tüübil oli kott ja ta peksis seda. Heisil oli mobiiltelefon Heis tänava sellel poolel, jalgsin. Ma sain peaaegu teada, sest noorem tüüp, kes seda juhtis, jooksis päris kiiresti jalgsi mööda Heis tänavat. Kui ma helistasin dispetšerile, küsiti minult registreerimisnumbrit ja ma märkasin, et see numbrimärk oli ammu aegunud. Kas sina olid sellega seotud? Oh jumal. Hei, me tõime selle mehe! Kas sina olid seotud? Uta, kas sa sattusid õnnetusse? Okei, mul on vaja, et sa tõmbaksid selle vee natuke edasi, nii et see oleks äärekivil ega takistaks teed, eks? Soovin kuulata tavapärast liiklust, palun. Okei, aga kes seal on? Väljakutsele reageerinud politseinik hakkab kontrollima pikabit, otsides vihjeid, mis võiksid selle omaniku tuvastada. Politseinik kontrollib VIN-koodi ja numbrimärki. Selgub, et sõiduk on registreeritud Gabriel Carla Seitsile, 63-aastasele valgenahalisele naisele. Kehtiv registreerimine, vastavad numbrimärgid, varastatuks ei ole teatatud. Praegusel hetkel tundub, et tegemist on tavalise otsasõidu ja sündmuskohalt põgenemisega. Kuidas see inimene välja nägi? Kas saate mulle kirjeldust anda? Email? Mees või naine? Ma ei näe, peegeldus on liiga nõrk. Mees või naine? Nein? Kas ta on valge või mustanahaline naine? Valge naine? Tucson, Gabzilla? Selle auto juht põgenes. Noh, ma näen numbrimärgil väga vana silti, nii et ma ei saa seda välja lugeda. Jah. Noh, kes iganes seda juhib, on valge naine. Punakad õlgadeni juuksed sõitis minema. Jack Gabzilla. Tõenäoliselt Gabzilla. See on teik minu poolt. Sa ei taha, et ma sinu eest helistaksin. See ei ole oluline. Tere, ma muretsesin, et keegi sõitis mu veoautole sisse. Ei, sinuga on kõik korras. Ei, sinuga on kõik hästi. Arvestades, kui palju sellel asjal kahju on, tabas see Haagis refi. FC! See nagu ei tekitanud veokile mingit kahju. Kas keegi teine sai viga? Jah, veoauto. Nad keerasid ja siis see auto tuli suure hooga ning sõitis taha sisse. Tabas selle veoauto Haagist. Siis see inimene jooksis minema. Nad jooksid minema, ma hoolitsen. Korteri eest, hästi. Politseinikud said teada, et sinine kastiauto sõitis punase tulega läbi, enne kui tabas mööduva veoki rehvi. Veok sai vähe või üldse mitte kahjustada. Kui esimene politseinik istub oma patrullautos, kontrollib andmeid ja dokumenteerib tähelepanekuid, alustab teine politseinik mahajäetud sõiduki läbiotsimist inventuuri tegemiseks. Selle läbiotsimise käigus aktiveerib ta kogemata ühe Halloweeni kaunistuse. Jesus! Löö mind.
palun, see ei või olla mingi surnukeha või midagi sellist. Ma tegin nalja. Hei, tule siia. Ma lihtsalt tegin nalja. Mis? Taga on keegi surnud. Mina tegin selle nalja. Siis ma ei olnud korras. Esma close nukis. Kõigepealt on vaja... Dispatcherit veritada. Sellega läks see seletus luhta. Kontrolli seda. Jaam 78 politsei, midagi toimub siin. Kohe. See võib olla ainus viis, kuidas me... Ominek! Ma ei puutu enam midagi. Olgu, hoia joon taga üle selja. Sa jätad selle praegu nii. See taga on keegi surnud. Okei. Ja hooma dispatcherime. Ma pean selle tee sulgema. Mul on kohe võid lõppemas. Kas me peaksime kogu asja kinni panema? Tõenäoliselt. Tead mis? Kuule, palun. Jäta kõik praegu nii, nagu on. Isegi see. Olgu, jah, pole probleemi. Jah, ma jätan selle täpselt sinna. Me lihtsalt jätame selle nii. Me laseme sul tagasi tulla ja selle ära koristada. Sest me paneme selle kõik kinni. Olgu. Ei, me helistame sulle tagasi. Pickupi kastis lebab Gabriel Seitsi surnukeha, kelle kaela ümber on tihedalt seotud kingapael. Prokurörid kirjeldasid hiljem, et ohvitserid märkasid ilmseid kägistamise tunnuseid. See, mis algas kui liiklusõnnetus ja põgenemine sündmuskohalt, muutus nüüd tapmisjuurdluseks. Esimesed reageerijad sulgisid kohe perimeetri, panid üles kuriteopaiga lindid ja võtsid ühendust tapmisjuurdluse üksusega. Tunnistajate ütlused on vastuolulised. Mõned ütlevad, et nägid naist kastiautost põgenemas. Teised on kindlad, et see oli mees. Siis õnnestub politseinikel läbimurre saavutada. Terry, Ta tunneb kahtlusalust. ta sai video kätte. Tere! Ma lihtsalt kuulsin seda ühelt tüübilt Facebookis. Ma ei tea, kus tema selle sai, aga tulen kohe tagasi. Püha taevas, see lihtsalt. Nagu Hall Nike'iga puutsiga pusa. Ja, meil on see kõik olemas. Jah, see oligi see. Kas on võimalust? Kas saaksid selle meiliga saata? Ja see on Facebookis? Jah, see lihtsalt oli seal, nagu sa saad uudisvoogu vaadata ja see oli seal olemas. Okei, nii et sa ei tea, kelle video see on? Ei. Facebook Live'i video, mis jäädvustas kokkupõrke tagajärjed, annab detektiividele esimese selge vaate kahtlusalusele. Politseinikud otsivad läbi tema läbitud tee ja leiavad hüljatud spordikotti. Seest leiavad nad Stephen Lee Freemani nimele kuuluvad isikut tõendavad dokumendid. Ta on 19-aastane. Kohalikel ametkondadel pole tema kohta kriminaalkaristusi, kuid tal oli varasemalt probleeme sõltuvusainete kuritarvitamisega, sealhulgas hiljutine viibimine narkoraviasutuses. Neil oli nimi olemas. Nüüd pidid nad välja selgitama, miks ta jättis pickupi, mille sees oli surnud naine, maha. Detektiivid hakkasid kohe Freemani viimase 24 tunni liikumisi uuesti läbi käima. See pingutus viis nad otse Gabrieli korterikompleksi valvekaamerate juurde. Kaadrid näitasid, et kahtlusalune ilmus korduvalt Gabrieli korteri juurde hilisõhtuni välja, viibides seal tundide kaupa. Seejärel, ajavahemikus 23:45 kuni südaööni, tegi ta 8 eraldi käiku, kandes esemid korterist Gabrieli sinisesse Ford Rangerisse, mis oli väljas pargitud. Umbes kell 1:41 öösel sõitis pickup kustunud tuledega kompleksist minema. Detektiividel oli Freeman kaamerapildis sündmuskohal, kuid kaamera ei suutnud neile öelda, mis korteris sees juhtus. Läbiotsimisluba aga suutis. See, mida uurijad seest leidsid, andis selge pildi. Sisse murdmise jäljed,
võitluse tõendid, märgid, et keegi oli üritanud sündmuskohta puhastada ning voodipesu, mis vastas materjalile, millega Gabrielli keha oli mähitud. Kui detektiivid püüdsid Gabrielli viimaseid tunde taas luua, üritasid need, kes teda kõige paremini tundsid, selle mõeldamatu kaotusega toime tulla. Kohalike teleajakirjanikega rääkides heitis tema perekond veidi valgust sellele, kes Gabriel oli. Nad avaldasid ka, et nädalatel enne tema mõrma oli Gabriel väljendanud muret oma turvalisuse pärast. Ta oli kõige armsam inimene, keda kõik armastasid ja kellega kõik tahtsid koos olla. Ta pani inimesi naerma lihtsalt oma olemusega. Ta armastas tantsida, laulda, kõike. Need 4 päeva on olnud Justin Ormansile Roseville'ist väga rasked. Pärast seda, kui ta sai teada, et tema ema, 62-aastane Gabrielle Seitz, leiti 4 päeval Common ja Hayesi lähedal oma pikapiikastist surnuna. Veelgi raskem on olnud vaadata, kuidas kuulujutud ja spekulatsioonid internetis levivad. Me ei saanud Facebookis olla, me ei saanud üldse uudiseid vaadata, sest kõik, mis toimub, oli liiga raske. Oman ütleb, et mees, kes juhtis tema ema pick-upit, mida selles videos näha on talle täiesti võõras. Politsei sõnul on see mees tema surma uurimisel huvipakkuv isik. Ta kavatses mu ema surnu kehaga kuhugi minna. Ta oleks võinud selle kuhugi ära visata ja oleks võinud pick-upi viia vanarauahoovi ning lasta selle purustada. Ja siis ma ei teakski, kus mu ema on. Omans ei usu, et tema ema seda meest tundis. Ta loodab, et kahtlusalune tuuakse peagi kohtu ette, et tema ja ta pere saaksid leinamisega alustada. Ta oli lihtsalt täiuslik ema, täiuslik sõber ja täiuslik õde kõigile, kes teda tundsid. Hoolimata sotsiaalmeedias levivatest kuulujuttudest ütleb Justin, et tema ema ei tundnud kahtlusalust, kuid ta oli hakanud muretsema oma turvalisuse pärast oma kodu ümbruses Utica teel Roseville'is. Ta ütles kõigile, et tahab siit ära minna. See on liiga palju. Siin on liiga ohtlik. Teate küll, midagi võib minuga juhtuda. Ma lihtsalt tahan siit ära minna. Kahjuks osutusid end mured õigeks. Tõendite põhjal usuvad uurijad, et Gabriel tuli töölt koju ja leidis Freeman juba sees olevat. Ta oli akna kaudu sisse tulnud. Järgnes vägivaldne rüselus. Uurijate arvates ründas Freeman teda seksuaalselt, kägistas ta kingapäelaga, mässis tema keha voodipesusse, pani ta oma enda pickupisse ja sõitis minema. Tunde hiljem lõppes see sündmuste jada järsult, kui ta sõitis punase tulega ristmikule ja põrkas kokku rekkaga. 2 päeva pärast mõrva leidsid politseinikud Freemani peidus sõidukis Waterford Townshipis ja võtsid ta vahejuhtumiteta vahi alla. Kohtumenetluse ootel tegi Freeman vanglast telefonikõne oma endisele kallimale, mis salvestati nii heli kui ka videona. Kõne paljastab Freemani mõttemaailma ja seda, kuidas ta oma vastu esitatud süüdistustesse suhtub. Veelgi olulisem on see, et need sisaldavad kõige lähedasemat seletust, mida keegi kunagi Gabrielle Seitziga juhtunu kohta võiks saada. Ma armastan sind. Ma lihtsalt tahan, et sa teaksid seda. Sest ma ei taha, et sa tunneksid, nagu poleks sul kedagi. Igal juhul. Ma armastan sind. Ma olen siin. Ma poleks olnud esimene inimene, kes sind külastab, kui ma poleks olnud. Sellest ajast peale, kui see kõik algas. Sa oled esimene inimene, kes on helistanud. Sa oled esimene inimene. Sa oled esimene inimene, kes üldse midagi tegi, olles täiesti veatu. Ma tean. Mis uudis see on? Praegu räägitakse palju. Ütle mulle midagi, mees. Ma ise ka ei tea. Okei, siis mul on vaja, et sa mulle ütleksid, mis toimus. Mis seda ma räägingi, nagu palju räägitakse, nagu nad ütlevad, et sa elasid temaga koos. Niimoodi meedia muutis su põletiseks. Nii et mina olin see, kes sind kommentaarides ja igal pool kaitses. See on praegu pole nagu üldse heli. Okei, nüüd tuli heli tagasi. Ärkasin üles, tema käed olid mu kaela ümber. Mida sa ütlesid? Kas sa rääkisid seda detektiividele, kuidas su kätte said? Ei vend, ma ootan, et advokaadiga kohtuda. Ma pole ikka veel oma advokaadiga rääkinud. Käisin täna kohtus ja mul pole ikka veel advokaati. Nad just lükkavad selle edasi, kui sul pole advokaati. Nad ei esita sulle süüdistust, sa oled ainult see, mida nemad on. Macombi maakonnas on neil sinu kohta esimese astme ja siis tapmine. Ja see on teoorias. Sind tegelikult ei süüdistata selles.
see on teooria. Kas sa tead mõnda kohta, kus ma saaksin kautsjoni maksta? Praegu ei ole kautsjonit. 7,5. Jah, ma olen vaadanud kautsjonit, seal ei ole. Nagu näete, on Freeman veendunud, et kautsjoon on olemas, samas kui tema partner ütleb, et seda ei ole. Siin on, mis toimub. Kui Freeman esmakordselt arreteeriti, polnud prokurörid veel mõrva süüdistust heaks kiitnud. Sel hetkel hoiti teda kinni väiksemata süüdistuste alusel, mis olid seotud Gabrielle Seitsi keha varjamisega ja kohtunik määras algselt kautsjoni summaks $5,000 kuni $75,000. Selle telefonikõne ajaks oli aga juhtum kiiresti muutumas. Kui Freeman räägib oma partnerile, et talle on kautsjon määratud, otsib partner kohturegistreid internetist ja avastab hoopis, et Freemanile on just esitatud süüdistus esimese astme mõrvas. Need tõsisemad süüdistused olid kas just kinnitatud või olid alles kohtusüsteemi sisestamisel, mis tähendas, et veebis olev info ei kajastanud enam varasemat kautsjonit. Kuid kui täielik mõrvasüüdistus esitati, tühistati see kautsjon. Freeman ei saanud enam kuhugi minna. Minu küsimus on, kus kurat sa nende päevade jooksul peidus olid? Kurat, mul võib-olla oleks ka sellist ideed vaja. Ma räägin sulle siis, kui sa tuled mind isiklikult külastama. Kuule, tahad teada, mida ma Joel ütlesin? Kui tema välja ei tule, siis mina lähen sisse. Ma kavatsen neid üles anda. Mida sa mõtled välja tulemise anda? Mida sa mõtled? Ma olen koos sinuga oma Kombi maakonna vanglas. Kallis, tõesti. Kallis, ma jätaksin vanglasse, ära tee nii. Kallis. Ma tean juba, mis mind ees ootab, Joe. Hästi. Ma ütlesin sulle alguses, jah, ma ei pruukinud sinuga hästi käituda, aga see nõudis palju. Ja see nõudis seda, et ma päriselt istuksin maha ja räägiksin Joe'ga ning see ajas ma täiesti sassi, mida sa poleks kunagi osanud ette kujutada. Tahad midagi teada? Ma olen tegelikult väga hea inimene, aga nüüd olen ma täielikult sinu pärast. Sul on kogu mu tähelepanu. Mul on isegi sinu beebipildid olemas. Isegi siis, kui sa olid paksuke. Ja. Ma lihtsalt tahan, et sul oleks kõik korras. Tead, sest Joe mängis mulle neid salvestisi ette. Kallis, sa ei saa teada. Sa pead sellest ise läbi minema. Ma olen sinu jaoks olemas, seda ma luban sulle. Ma armastan sind väga. Ja ma ei näe, mida keegi ütleb või midagi ühedest. Sa saad sellega hakkama, eks? Siin on ikka veel inimesi, kes sind armastavad. Sa lubad. Ma isegi armastan iseennast neist. Olgu, sa ei pea, siis mina armastan sind. Võta sellest hoogu. Ma olen kohtus. Kas sa tuled kohtusse? Palun, ära tee midagi rumalat. Ära tee midagi rumalat. Ma ei tee. Ma arvatavasti olen hiljem sel päeval vanglas. Lihtsalt tea seda. Mis blokis sa oled? Kas sa oled praegu D-blokis? Sa oled üleval korrusel? Praegu olen ma vaimse tervise osakonnas. Sa oled vaimse tervise osakonnas minu pärast. Sest ma proovisin esimese 20 minuti jooksul end tappa. Ei, ma ütlesin neile, ma ütlesin detektiivile, et sina olid. Sa arvasid, et jätab maha? Ei mingil juhul. Sa oled lõksus. Mäletad, sa palusid mulle endale naiseks tulla. Kas pole? Olgu, nüüd sul on... Nüüd on sul mind täielikult käes. Mis? Kui ma ei ole seal sees, arva ära, mis siis. Arva ära, mida mu tätoveeringute kirja ütleb. Ma saan selle. Nii kui ma saan natuke raha, on see esimene asi, mille ma kõigest muust ette võtan.
aga sa ei saa seda, ma juba tean. Kuule, ära jama minuga, ära sunni mind Macombi maakonna vanglasse minema ja valvurile vastuvahtimist andma. Nad toovad neid kohe tagasi. Siin Paul Macomb, siin on Roseville. Sa oled ikka med Rosevilles. Tõenäoliselt jään ma siia. Ei, sa peaksid olema Macombi maakonna vanglas. Sinna nad oleksid pidanud su tooma. Sinu asukoht on Macombi maakonna vangla, see on siin kohe kirjas. Su nimi on siin kirjas, mul on su vanginumber olemas. Vangla, kus sa oled? Ma ei tea, mis see on. Ma tean isegi neid seina sinu taga, ma olen seal liiga palju kordi olnud. Ma garanteerin sulle, kui mõni valvur mööda läheb, siis ma tean, kes ta on. Aga ma tahtsin meenduda, et see on korvpallisaal. Nagu vana võimla, nagu seal, kus nüüd on väljak. Sa oled meditsiiniosakonnas, kallis. Ma teadsin, kus sa oled. Sa lähed, sa hakkad ka võõrutussavi läbima, sest ma tean, millega sa tegelesid. Kõik tahtsid seda. Kõik. See oli esimene asi, mida kõik tahtsid mainida. Ta tegi seda. See ei pane sind nii käituma. Ma garanteerin selle. Sest ma teen seda regulaarselt. Sul on midagi, millega kirjutada? Püüke neile, et nad kirjutaksid numbrid alla. Sul on õigus. Tal on see olema. Nad ei tea, et ma hammustan sind otse oma naha alla. Mul on 12 minutit. Nad süüdistavad mind esimese astme kuriteos. Nii et kui mind süüdistatakse esimese astme kuriteos, mis on miinimum ja maksimum karistus, ma mõtlen, et maksimum on eluaeg. Kui sa lähed ja räägid neile tõtt, kõik algusest lõpuni, mis juhtus. See sõltub kõik sellest, kuidas sa räägid ja kas nad sind usuvad. Nii et kui sa oled kohe algusest peale aus ja räägid kõik ära ning isegi räägid nendega, siis kui sa seda edasi vead, pakutakse sulle süüdi tunnistamise kokkulepet. Sinu kokkulepe tähendab, et sa pead end süüdi tunnistama. Võid isegi natuke aega vangis olla. Sa pead niikuinii aega kandma, sest meedia on sind juba sildistanud. Sa lihtsalt ei saa eluaegselt, kui räägid tõtt. Mida sa tead? Ja kui sa räägid tõtt, nagu sa kavatsed teha, ja ma olen siin ka järgmisel nädaladeks. Ma olen kohal, ma tulen siin ka järgmisel nädalal külastama. Ja sest ma olen praegu läänepoolkelis. Ja ma tahaksin, aga mul on ka vahistamismäärus, nii et see on raha küsimus. Sest ma pean sulle enne natuke raha peale panema, enne kui ma sinna tulla saan. Ma tahan lihtsalt teaks, et ma olen sinu jaoks. Me olime nagu abielus vangiline. Kuidagi ma sind armastan. Minu keda mul. Ma tõesti armastan sind ja see oled sina. Ära ütle, et see on suurepärane, mida ma teen. Siis, kas ma lihtsalt ütlen neile tõe? Sa ütled neile tõtt ja räägi neile kõik ära. Räägi neile kõik ära. Ära valeta. Jah, nüüd on nad su kätte saanud. Ütle neile tõtt. Kui sa neile valetad, siis lõpuks nad keeravad sulle ära. Praegu pole mingit põhjust valetada. Nad on sind juba koletiseks tembeldanud. Tõesta, et nad eksivad. Aga. Steven Freeman ei andnud uurijatele kunagi ütlusi. Tal polnud selleks vajadust. Tõendid rääkisid tema eest. Jälgimiskaadrid, kohtuekspertiisi tõendid, sündmuskohalt kogutud füüsilised tõendid ja tunnistajate ütlused. Prokurörid panid kokku süüasja, mis jättis kaitsele väga vähe võimalusi tegutsemiseks. Žürii oli sellega nõus. 2025 aasta septembris mõisteti Steven Freeman süüdi esimese astme ettekavatsetud mõrvas, raske kuriteo käigus toime pandud mõrvas, esimese astme elamusse sisse tungis, teise astme seksuaalkuriteos, isiku surma marjamises ning varastatud mootorsõiduki vastuvõtmises ja varjamises. Teda ähvardab võimalus saada eluaegne vangistus ilma tingimisi vabastamiseta. Kuna Freeman oli mõrva toimepanemise ajal 19-aastane, ei saanud kohus kohe karistust määrata. Selle asemel on vajalik Milleri kohtuistung. Põhimõtteliselt küsi kohus sellel istungil, kas seda inimest on üldse võimalik päästa.
see istung on hetkel kavandatud 10. juulile 2026. Sel ajal otsustab kohtunik, kas Freeman veedab oma ülejäänud elu vanglas ilma võimaluseta tingimisi vabastuseks.